Green Energy Data Center Tallinna külje all Arkus on kui kaubanduskeskus, mis enda hallata võtnud klientide andmed. Nüüd on sellel teel astutud edasi järgmine oluline samm. Nimelt juba valmistatakse ette pinda AI tehasele. See tähendab ettevõtte enda poolt vähemalt 100 miljoni eurost investeeringut. AI tehas on taristuprojekt. Võib võrrelda natukene nagu kinnisvaraäriga, kuhu siis paigaldatakse tulevikus kliendiseadmed, ehk siis klient, kes siis AI-d sul telefoni ekraanile kättesaadavaks teeb, tema tuleb oma masinavärgiga ja seda lihtsalt nagu miks tehas, et seda on palju. See ei ole nagu 1-2 serverit, see on tuhanded serverid, mitusada tuhat kilomeetrit kaabeldusi ja nii edasi, et see on lihtsalt nagu siis skaala on hästi suur. See 100 miljonit eurot on vaid ettevalmistava protsessi suurusjärk. Kui sinna lisada kliendi poolt tarnitavate seadmete ja panuse suurusjärk, võib see kokku küündida miljardini. Reaalselt mingit uut hoonet ei ehitata. Karp on olemas, mida siis nüüd sisustatakse. 100 miljonit on nagu justkui meiepoolne investeering või panus sellesse ahelasse. Tegelikult siis klient ise, kes oma riistvaraga tuleb, tema investeering on 10 korda suurem või isegi enam. Puhtalt sellepärast, et need kurikuulsad GPU-kiibid need maksavadki pööraselt palju ja neid tuleb siis koguselt palju. Aga Eestile tähendab see enne kõike seda, et me muutume siis ekspordi kontekstis nagu teistsuguseks oma struktuurilt, kui me seni seda oleme olnud. Me hakkame eksportima teistsugust digiteenust. Sellised samased seadmed hakkavad olema ka selles uues AI tehases, kui seda võib nii nimetada tehaseks. Tegelikult hoitakse seal andmeid ja neid andmeid hakatakse siis vastavalt vajadusele kasutama. Nii et tegelikult meie kõigi hüvanguks. Eesti ressursid on piiratud. Piiratud on ka elektrienergia kasutamine. Selline ettevõtmine tarbib aga palju seda. Juba praegu müüb Green Energy Data Center serverites tekivad soojust tagasi võrku. Just energiakulukuse vaatest on sellised ettevõtmised tekitanud skeptilist suhtumist. Kõigepealt siin tuleb vaadata seda konkreetset paika, kuhu praegu hetkel investeering tehakse. Välja ehitatud oluline infrastruktuur koos kõigi ühendustega, nii rahvusvaheliste andmesideühendustega, elektriühendustega, mis kasutavad ära nii Põhjamaade energiat, läbi seal olevate lähikaablite, kohapealset energiat. Kõige tähtsam on see, et on olemasolev infrastruktuur, mida väärindatakse praegu edasi. Me ehita uut asja, vaid väärindame olemasolevat kaasaegseks ja tänapäevaseks. Teine, mis on oluline, on see, et iga lõppkasutaja, iga ettevõtte ja ka iga üksikisiku jaoks hakkab see lõppkokkuvõttes taanduma rahakotile. Sellise üksuse siin käivitamine muudab ka teenuse selle piirkonna jaoks odavamaks. Me maksame selle eest õiglast hinda. Kindlasti ei ole see ressursside puudumisel just selline majandusharu, mida saaks siin lõpmata arendada. Meil ei ole lähikümnendi perspektiivis vaadates suurt võimekust arendada välja rahvusvahel turul konkurentsivõimelisi keskuseid. Teame, et lähinaabritel, ka Soomes näiteks, on püütud hakata seda natukene piirama, kuid praegusel hetkel selgelt on nendel samadel Põhjamaade lähinaabritel nii tuuma kui ka hüdroenergia tulemusena oluliselt paremad juhitavad energiaallikaid ja oluliselt parema hinnaga energeetika käes. Võimalik AI tehas võiks reaalselt tööle hakata juba järgmise aasta algusest.